Tere tulemast vaatama T-Hüppe tugiprogrammi avakoolitust. Minu nimi on Piret Oppi ja ma olen järgneval 2 päeval teie teejuht. Kuigi hetkel töötan ma T-Hüppe haridusprogrammi meeskonna liikmena, siis viimased 6 aastat olen ma töötanud Tallinna Ülikoolis nii õppejõu, analüütiku kui teadurina ning enne seda 5 aastat kahes tegelikult erinevas Eesti üldhariduskoolis. Nüüd aga siis T-Hüppe programmijuhi rollis vastutan ma õpetajate tugiprogrammi loomise eest, mida siis koos teiega, head õpetajad ja koolijuhid, koos ellu hakkame viima. T-Hüppe haridusprogrammil on 2 peamist suunda. On õpilaste suund ja õpetajate ning koolijuhtide suund. Õpilaste osas on meil arendamisel siis tehisintellekti mudel, mis toetaks nende paremate õpiharjumuste kujunemist ja lisaks plaanime siis koos õpilaste endiga jõuda ka sinnamaale, et pakkuda ka neile tuge oma õppimisprotsesside paremaks mõistmiseks, mis aitaks tehisintellekti ajastul teha mõistlikeid otsuseid oma õppimise seisukohast. Ja õpetajate ning koolijuhtide suunal oleme kokku pannud siis terve järgmise aasta kestva tugiprogrammi ja selle programmi juhina on minu ülesanne kujundada ja pakkuda erinevaid tegevusi ning võimalusi, mis aitavad koolidel ja õpetajatel koos mõtestada õppimist ja õpetamist just tehisintellekti ajastul, eesmärgiga toetada siis õpilaste parimat arengut parimal võimalikul viisil. Kuna tegemist on pilootprogrammiga, siis võite arvestada, et aasta jooksul ikkagi programmis kindlasti toimuvad mingisugused muutused, see täieneb vastavalt siis teie endi vajadustele ja soovidele ja huvidele. Ja selleks, et pakkuda teile võimalikult head kogemust, oleme tegevuste elluviimisesse kaasanud erinevaid sihtgruppe, alustades õpilastest, õpetajatest ja koolijuhtidest, lõpetades siis hariduspsühholoogia, haridustehnoloogia, hariduse juhtimise ja tehisintellekti ekspertidega. Ja järgmise õppeaasta jooksul pakume koolidele tuge siis läbi erinevate materjalide, videode, koolituste, seminaride ja konsultatsioonide. Järgmised 2 päeva tähistavad siis meie tugiprogrammi stardipunkti, algust meie ühisele teekonnale, mille käigus siis toetame koole, nii õpetajaid kui ka koolijuhte, et siis tehisintellekti ajastul õppimist ja õpetamist koos mõtestada ning uusi praktikaid välja mõelda ja neid ka üksteisega jagada. Järgneval 2 päeval siis anname ülevaate sellest, et mis on tehisintellekt, kuidas see töötab ning milline mõju on sel meie psüühikale ehk siis sellele, kuidas me mõtleme, kuidas me õpime, mida me tunneme. Ja lisaks tutvustame ka praktilisi võimalusi tehisintellekti kasutamiseks nii õpilase kui ka õpetaja kui ka koolijuhi vaatenurgast. Ja veel räägime sellest, missugune näeb välja siis järgmisel õppeaastal 10. ja 11. klasside õpilastele tugiprogramm ja ka nende õpetajatele ja juhtidele. Aga tugiprogrammi tegevustest räägime täpsemalt homme. Meie päev tuleb üsna pikk ja sisutihe. Seega oleme juba teadlikult sisse planeerinud ka mõned pausid, et teie saaksite vahepeal ekraanis puhata, liikuda, üksteisega suhelda või võtta lihtsalt hetk iseendale. Ja mõlemad koolituspäevad on siis ka järelvaadatavad, et me lisame need videod siis päeva lõpus YouTube'i keskkonda, kus need on nähtavad kõigile huvilistele. Ja kui teil tekib tänast koolitust vaadates küsimusi või mõtteid, siis kirjutage need jooksvalt siia samasse keskkonda, et paremal pool on siis vastava ettekande juures nupp, mille nimi on küsi ja siis saate sinna peale vajutades enda küsimused kirja panna. Ja loomulikult on võimalus ka varasemalt kirja pandud küsimuste poolt hääletada.
et tõsta siis enim tekkinud küsimusi esile ning vältida seda, et me kirjutame samu küsimusi, mida on juba küsitud. Ja me püüame nendele kõikidele küsimustele vastata siis hiljemalt nädala aja jooksul, et me saaksime kõik küsimused kokku koguda ka nende inimeste poolt, kes siis vaatavad meie koolitust natukene hiljem. Ja olenevalt siis küsimuste sisust me siis saame ka valida, et kas me vastame nendele kirjalikult või veebinaarina. Ja lisaks laeme küsimused ja vastused üles ka oma kodulehele korduma kippuvate küsimuste alla, kus on juba praegu leitavad ka varasemalt meie programmi puudutavad küsimused ja nendele vastused. Kuid nüüd tuleme siis tagasi just tänase päeva juurde. Et üsna pea istub siia toolile minu asemel Jaan Aru, kes räägib meile sellest, mis üldse on tehisintellekt, kuidas see töötab ja mis on selle piirid ja võimalused. Pärast Jaani avab meile tehisaru ja psüühika seost Grete Arro, kes räägib sellest, millised on erinevad õppimisse puutuvad protsessid ja kas ja kuidas üldse on tehisintellektil võimalik neid toetada. Seejärel räägib Jaan meile veel kord tehisintellektist, aga natukene õpilase vaatest või õpilase rakenduse vaatest. Ja päeva lõpus saame ülevaate ka suurest tehisintellekti või siis keelemudeli pakkujate poolt OpenAI ja Google'i pakutavatest võimalustest, mida tutvustavad siis meile asjatundjad ise. Ning kõige lõpus teeme siis tänases päevas kokkuvõtte ja räägime lühidalt sellest, mis meid ootab homme ees. Head vaatamist teile ja head kaasamõtlemist!